Tere, mina olen Käterin. Ja mina olen Reet. Tere tulemast kuulama Talent Hubi podcasti. Ja head uut aastat teile kõigile meie kuulajad. Täna on meil aasta esimene saade ja saate külaliseks on Taavi Kotka. Nimelt Taavi Kotkaga räägime me siis täna, kuidas olla üks hea ettevõtte juht, kuidas üldse ettevõtet alustada, mis on tema juhtimispõhimõtted, olnud siis nii läbi erinevate töökogemuste, nii veebmeedias, e-residentsuses kui ka täna Koosis. Ja jõuamegi lõpuks ka selleni, et millega tegeleb Koos, miks on vaja kogukonda ehitada ja mis sellest kaasnevad kasud võiksid olla kõigi jaoks. Head kuulamist! Tere, Taavi! No tšau! Sul on nii palju erinevaid ameteid ja tegusi, ma ei tea, you name it, you got it, aga kuidas sa ennast ise, kui keegi küsib, kes on Taavi Kotka, kuidas sa ennast ise kirjeldaksid? No see enesepilt on alati teistsugune kui see, mismoodi inimesed siin näevad, et oma hingelt ja olemuselt ja hariduselt ma olen insener, tarkvarainsener ja ma alustasin üldse kunagi programmeerijana ja sealt siis järjest ronisin tippu välja. Aga inimesed on näinud mind ikkagi midagi alustamas, midagi juhtimas, midagi tegemas, eks, et kõik see on kannustatud ikkagi sellest, et mulle meeldib teha asju, mis mingil määral muudavad maailma või challenge ivad seda. Ja mõni õnnestub, mõni ei õnnestu, eks, aga see peab olema insener tehniliselt välja kutsuv. Ehk siis ma toon alati seda silla analoogi näidet, et kui sa oled silla insener, siis alguses sa teed purde üle kraavi ja siis sa teed võib-olla seal sillaks üle Emajõe, ja siis mingi hetk antakse sulle võimalus projekteerida see San Francisco Golden Gate. Et selline insenerlik väljakutse on tegelikult igal erialal. Ka tarkvarainsenerid tahavad, tegin 10 kasutajale tarkvara, tegin 100, tegin miljonile, tegin 600 miljonile, eks, et me otsime neid uusi ja suuremaid väljakutseid. Ja mind paeluvad see, et mitte progedana midagi sellist suurt, vaid just midagi sellist, mis ma ei tea, e-residentsus, täiesti totaalselt mingi uus asi, mitte kellegi maailmas pole olnud, eestlased tegid ära, eks, või ma ei tea, meie andmesaatkonnad või mis iganes, et see on see, mis mind nii-öelda kannustab ja seda ma otsin. See on enamus ettevõtted võiks sellega seotud. Kihvt, täna sa oled siin ka kuulajad, kes võivad minna vaatama pilti YouTube'is ka, sa oled Koosi dressipluusiga siin. Huudi, mitte dressipluus. Okei. Huuriga. Oleme popid ikkagi, startup maailm, ei ole mingid dressikaid ja eelmise sajandisse. Aga Eestis on nii palju erinevaid ettevõtteid, sa oled ise investorina väga paljudes ettevõtetes olnud, et võib-olla sa räägid et miks Koos ja kuidas sa sinna jõudsid? Et me teises saateblokis räägime võib-olla rohkem sellest Koosist endast ka, et mis see täpselt on, aga kõikidest asjadest maailmas, sa oled täna, teed seda asja? No ma esimese startupiga me alustasime 21 või 20. Ja nüüd polnud vahepeal igast ettevõtmisi olnud ja polnud jälle ühtegi startupi mõni aasta foundinud, et siis oli vaja uut teha. Aga olen pikalt otsinud vastust sellele küsimusele, et mismoodi ehitatakse neid ettevõtteid, mis alustavad 21. sajandil. Et läbi ajaloo on see alati olnud nii, et sul on mingi founder leiab endale mingid töötajad, investorid ja siis kambakes ehitatakse ettevõtet. Aga nüüd, kus kõik on omavahel ühendatud, tarkvarad on tasuta kätte saadavad, sa võid saada tippinseneri kuskilt Hispaanias, sa võid saada tipp-PR inimesi kuskilt Londonist ja nii edasi, et need meeskonnad enam ei ole sellised ühe riigi või ühe linna või ühe küla kesksed, ja need suhted on ka ajutised, et sul ei ole vaja mingit inimest, ma ei tea, 5 aastaks enam või 10 aastaks, et võib-olla on sul vaja ainult üheks introks või 8 nädalaks midagi, ma ei tea, teeb su märksõnad korda näiteks kodulehekülje peal või mis iganes, ja need suhted on sellised kaootilisemad ja alati sa maksad selle töö eest, selge, aga kui ma tahaksin ikkagi selle inimese liita oma maailmaga ja tahaks, et ta elaks mulle kaasa läbi minu teekonna, oleks ma juures ja kui mul läheb kunagi hästi, siis mul on meeles, kui palju ta mind aitas ja siis ma saan talle tagasi maksta. Need kuulsad lood, ma ei tea, Facebook maksis oma koristajale aktsiates ja nii edasi, ja koristaja sai ka hiigile rikkaks. Toredad ju tuhkatriinu lood, aga need ei juhtu sellepärast, et seda panust, mis läbi ajaloo juhtunud on,
seda pole kunagi kirja pannud ja see on sul kunagi, lõpus on sul meelest läinud. Ja see tundus selline tühimik, mis nagu vajaks nagu kaasa aitamist, et kas on võimalik tekitada mingi selline lahendus, et kus ma saangi dünaamiliselt koos täiesti veel ette nägematu kogunaga oma ettevõtte üles ehitada. Ja seda probleemi hakkas koos lahendama. Täna me siis nii-öelda otsest tegutseme, et ehe näide on ju üle poole meie klientidest, kes me täna on tegelikult tulnudki meie koguna käest. Mitte me ise neid leidnud, vaid ongi, nad on tulnud kas läbi soovituse või mingil muul moel, aga selles mõttes see on uut tüüpi nii-öelda ärimudel ja vaatame, kas sellest saab maailmas hästi asja või mitte. Jälle üks järjekordne Golden Gate on ju, et proovime teha asja midagi täiesti teistmoodi. Lihtsalt tihtipeale asutatakse ju ettevõtte iseenda nagu sellisest vajadusest, et kummas otsas sina olid, kas see, keda ei tänatud piisavalt õigel hetkel või sellesse või vastupidi, et sul ei olnud võimalus võib-olla tänada kedagi? Kindlasti see, et mul ei olnud võimalus tänada. Ehk siis läbi ajaloos kuidagi nagu kummitab, et sa mõtled tagasi, et jumal küll, nagu, et see inimene, no, ilma tema introta nagu, ma ei tea, võtame näiteks mingi Nortali näite või Veebmeedia näite, et murdepunktiks oli Eesti Telekomi kliendiks saamiseks. Tegelikult EMT oli tollel ajal EMT kliendiks saamine. Ja see oli vedamist, meil oli õigel ajal õige tehnoloogia kõiges kohas on ja seal oli vedamist, aga seal oli väga paljud inimeste eneseusku või usku meisse. Et ma ütlen, ma küsiks tänan teie käest, et kas te värbaksite kogu oma e-kanalite ja tagatoa back office'i töövahendite arendajaks 20-aastased noormehed, kes tulevad täiesti uue tehnoloogiaga Java. Mõni aasta turul olnud on ju, et kujutage ette jumala äge on ju, et kas te võtaksite nagu ja ütleksite, davai, tehke ära. Meie võtaksime tõenäoliselt. Kui Taavi soovitas, siis võtaks, et ehk kui sul on keegi, kes võib-olla... Mõtleme, me olime just alustanud, et no-name'id on ju. See võtaks on ju. Lihtsalt oligi, et kuna keegi teine Javat turu peale teinud, siis see oli võimalik nagu sundvise on ju. Ja tagantärgi mõtleda on ju, et see oli tegelikult selge murdepunkt. Tõenäoliselt ma oleks muidugi edukaks saanud, aga võib-olla oleks rohkem aega võtnud, eks, aga just need see koht oli. Et kuidas see peab meeles sellist hetke nagu? No nüüd sa siin podcastis tänada seda, kes seal juures olid. ma olen neid inimesi korduvalt tänanud ja mitte küll niimoodi, et oleks mingit raha tagasi andnud, eks, aga siis nii-öelda hea sõnaga ja mis ongi see? Mis see kuldlause on, parem väike tõuken kui suur tänu. Kuldsed sõnad. Kuldsed sõnad, jah. Kuule, kohe lähme edasi see tõukenite teemale ja sinuga ka, aga meil on selline paar klassikalist küsimust ka enne, kui me edasi läheme. Kuna meil kuuleskonnas on väga palju inimesi, kes tegelevad värbamisega, siis äkki sul on mõni tore lugu värbamisest, kas kui sa oled ise olnud värbamisega seotud või oled sa ise kandidaadi osas olnud, et midagi, mida võib-olla keegi tea ka? Ma ise ütlen ausalt, ei ole kandidaadi rollis olnud, et mul on hästi kummaline värbamine olnud, kus Mukesh Ambani, kes on Aasia rikkam mees, tahtis värvata endale seda kuulsat eestlast IT-maailmas. Kui sul tulevad e-mailid, et mis nagu Nigeeriast on, et tere, et kas tahaksid tulla Indiasse ja ega ta otse kirjutada, ma jüngrid kirjutavad on, aga sa e-mailid saad, sa lased junki kõik on, et mis asja on ja siis mingi hetkel tuleb sul Silicon Valley'st kõne, et kuule, et väga tähtis mees tahab suga ühendust võtta juba mingi mitu kuud, et ole hea vasta talle on, et siis otsid junkist välja, tõesti on niimoodi on, et ja see värbamine selles mõttes oli kummaline, see mismoodi nagu siin tõesti tassitakse lennukitega kohale, hoolitsetakse üdini, ükskõik, mis sul vaja on, et see on siuke tõesti nagu Aaglasi staar on, et see oli juba selle nii-öelda selle sama efektiga, kuidas sinusse suhtutakse, raha ei loe, ma ei tea, võta, tee, mis tahad on ja kõik need eralennukid ja asjad, et selles mõttes, et see on siuke nagu, tõesti on see nagu wow. Mida tegema siis? Oligi, ta tahtis, Indias ei olnud veel 6 aastat tagasi ei olnud keskklassi ja alamklassi inimestel ei olnud internetti. Eks kujutage, et suur riik, interneti pole, 2016. Ja tema hakkas seda muutma nii, et ta tuli 2015 tuli turule, ta oli 0 klienti, tänaseks tal on 600 miljonit klienti telekomi turul. Ja ta tegigi seda, et ta andis nii-öelda tavalisele India inimesele andis internetti. Ja nüüd on ta maailma suurim telekom, eks. Aga kui ühiskond saab interneti, siis hakkavad toimuma mingi protsessid ühiskonnas. Ehk siis esimese hooga hakkavad kõik ju videosid vaatama, YouTube'i, hakkavad suhtlema omavahel ja nii edasi.
ja seal ühiskonnas tekivad ka mingid uued tooted, uued teenused, ehk siis tekivad mingid käitumismustrid, hakkad internetis tellima näiteks on. Me 20 aastat tagasi me läksime toonasele EMT müügijuhile Jüri Teemantile rääkima, et kuule, mis sa nendest esmafoni poodidest ostsid, et inimesed hakkavad kohe internetist ostma on. See mõttes, purulollid on, et mis asja, 20 aastaid junsud hakkab mulle rääkima, mismoodi inimesed ostavad on. Mina tean, mismoodi inimesed ostavad on. Kokkuvõttes tal oli õigus 10 aastat ei ostnudki keegi veel internetist on. Aga see Mukesh Ambani, tema tahtis teada, et kui need muutused toimuma hakkavad, siis mis on need teenused ja tooted, mis tema ettevõte peab selleks ajaks valmis ehitama, kui nüüd ikka inimesed arenevad kogu selles tehnoloogia maailmas. Ja selleks tal oli vaja neid, kes teaksid, mismoodi üldse infoühiskonda kujundatakse. Ja selleks on alati vaja eestlast. Et nii lihtne ongi. Aga ma värbamisloo koha pealt, mulle endale selles mõttes meeldis see lugu, kui sa oled ikkagi juba kogemustega juht, eks, et sa oled juba aastaid teinud seda tööd. Sa mingil hetkel hakkad otsima mitte nagu CV-d, vaid sa otsid seda emotsiooni sellest inimesest, keda sa tahad mingi kindla positsiooni peale. Ja ma nii mäletan, et meil oli Webmeedias, meil oli HR-i protsessid olid just väga kogenud pangandusest tulnud HR-i poolt ära kujundatud. Issand, kas ma vihkasin seda, sest me olime kogu niisugune startupi kultuuriga tohutud pidutsejad ja tõesti hardworking tiim, eks. Ja siis on järsku sul me oleme kogu aeg rääkinud näiteks ala netopalgast ja siis tuleb mingi tädi ütleb, et ei, brutopalk peab olema. Ja siis vaatad otsa ja küsid, et kuulge, mis asi on brutopalk, on? Et mitte keegi ei saa aru, on. Et töötaja ei saa aru, et kui palju ta kätte saab, on, palju kontol laekub, on. Mina tööandjana ei saa aru, mis mu kulu on, et lepime kokku, et kas on siis kogu kulu või see on netopalk, et me räägi mingist määramatust vahenumbrist, mis tekitab töötajal tunde, et ta võiks saab vist natuke rohkem, tegelikult saab 20% vähem, et tõesti ajuvaba näitaja. Siiamaani ma ei saa aru, miks te HR inimestest numbrist räägite, see on nii nõme. Me oleme sellel teemal rääkinud, aga me täna ei peata sellel pikemalt. Ja siis, kui keegi tahab selle challenge'i võtta, üks probleem on siin Taavil veel lahendamata. Aga sa hakkad otsima inimestest seda emotsiooni ja seda, et kas ta, sõna otsa mõttes, et kas sul on vaja mingit sära, mis positsiooni ja ma kuidagi tundsin seda, et läbi selle, et me teeme neid protsessid peavad olema, ma ei taha neid üldse downplay'da, need peavad olema olemas, peavad olema paigas. Aga ikkagi hakkas ära kaduma see meie emotsionaalne, energiline, nooruslik ettevõtte kultuur. Ja tahame või ei taha, aga me ei saa panna seda ettevõtte kultuuri ülesandit ainult juhile. See peab olema ikkagi taga mingi ökosüsteem, mingi meeskond, kes seda toetab. Ja ma kuidagi tundsin, et ma seal ees üksi ei jõua enam, et mul on vaja ikkagi alt ka seda jõudu, et juba organisatsioon oli juba, ma arvan 150-200 inimest juba, et siin on vaja teistsugust energiat. Ja siis ma värpasin ettevõtte seest. Inimese, kes tällä hetkel oli lapsehoolduspuhkusel. Ehk siis teile vist tuttaval inimesele helistasin Kairi Vauskerile, ütlesin, et nii, mis kuul sa pidid tagasi tulema. Ja siis ta ütles, et septembris, kus aprillis helistasin vist, et septembris mõtlesin väga hea, et siis alustad teises positsioonis. Et mitte enam projektijuhina, vaid tuled ja oled meil HR-iks. Ja ta muidu ütles, et ta on ka paberitega insener, et ei tea HR-ist mitte midagi. Aga ei tea, aga mul on energiat vaja. Ja see oli ma arvan, selle karjääri, Webmeedias ma olin 12 aastat, selle karjääri ma arvan, kui mitte kõige parem, siis üks paremaid värvamisotsuseid. Ma mäletan, Kairi on meil tegelikult siin saates käinud ka, aga ma mäletan siis minu meelest Kairi isegi, meil oli selle hetkel natuke teised küsimused, aga kõigil mainis ka, et tema karjäärist oluliselt kohal oled sina just. Selles mõttes oli teistsugune muutus, inimene teeb kogu aeg ju tarkvarainseneri tööd, sa oled koolitatud selleks ja siis järsku öeldakse sulle, et ei, et seda HR hoopis. Ja olgem ausalt, täna Kairi teeb HR-ist kõike ja paljudest asjadest veel, nii et väga kiiden. Peaks küsima, palju ta tarkvaraarendusest teab. Võib-olla siis on natuke seotud ka, et võib-olla lihtsalt taustaks, et Kairi aga kindlasti on minu selline inspiratsioon ja tänu sellele võib-olla mina olen täna teen seda, mida ma teen, nii et või sul on väike impact on võib-olla selleks ka. Nii, et high five. Aga nii, üks küsimus veel enne, kui lähme edasi. Maailma muutev trend, mida sa jälgid täna? Kindlasti see sama, millega koos ka kokku puutub. Et ma jälgin seda, mismoodi ehitatakse tänaseid ettevõtteid. Ehk siis
ka väikseid ettevõtteid, et kuna tööriistad on läinud üha automaatsemaks, sul ei ole vaja enam, ma ei tea, tohutut PR-tiimi või marketing tiimi ja müügitiimi, et see teeb teistsugused äri ülesehitamise mudelid ja seda trendi ma kindlasti jälgin, et mismoodi see käima hakkab. Ja siis me oleme ettevõtlikumad. Vanasti oli nii, et igas ühiskonnas umbes 4,5% olid ettevõtjad. Kui te mõtlete oma klassi peale näiteks, kui koolis käisite, siis lasete oma klassi peast läbi, siis kui palju neist on nagu ettevõtjad, kes ise päriselt juhivad ettevõtet, siis ta oli ka niimoodi, et umbes, kui sul oli 30 last klassis, siis umbes 2, võib-olla 3 olid neid, kes olid ettevõtjad. Nüüd see protsent on märgatavalt suurem, sest me ise oleme ka, kas või solo-entreprenöörid, eks, et see protsent on kõvasti suurem ja see on nagu suur muutus. Et see ei olnud niimoodi, et Ameerikas on rohkem ettevõtjaid kui näiteks, ma ei tea, Saksamaal või Eestis on, et see on sotsiaalteadused taga, et ajalooliselt on kogu aeg 4-5% on ettevõtjad, vahet pole mis ühiskond. Ja nüüd on see protsent suurem. Et see on teine trend, teine muutus. See on äge ja nüüd ongi hea kuulata siis sinu kui sariettevõtja kogemusi, et sa avaksid selle ukse, et võib-olla siis kõik teised inimesed, kes ei ole veel olnud ettevõtjad, et saaksid sinna. Ja täna ehitasid koosi ja ma kuulasin ka nüüd siis vist eelmise aasta Restardi lõpusaadet, koos on jõudnud nagu kiiresti ka siis top ihaldumate startupide sekka, kuhu siis investorid tahaks raha panna. See on päris vastik kusjuures, see on ikka nagu high hopes ja... No see uste vahelt ei jõua nüüd ära ajad, et kõik nüüd tulevad. Aga selles mõttes midagi sa teed siis ju hästi, et see on nüüd väga kiiresti jõudnud sinna näiteks Eestis siis sellele tasemele, inimesed teavad sind, eks see kõik käib kaasa, aga me prooviks nüüd aru saada, et mida sa siis teed hästi juhtimises või ettevõtete ehitamises, et avada seda Pandora laegast nüüd teistele ka, et võib-olla siis räägi kõigepealt, miks ikkagi sina ise oled täna ettevõtja? Kõigepealt ma pean tunnistama, ma olen küll sari ettevõtja, see kõlab nagu sari vägistaja, sari mõrtsukas nagu, et kusjuures ma arvan, et tõeline nagu staar sari ettevõtja Eestis on Indrek Kasele muidugi, et kunagi lugesime kokku, tegime Restardi saadet temaga, siis lugesime kokku, et mitme ettevõtte juhatus või nõukogus ta oli ja 25 peal läks sassi meil. Et ühesõnaga, tal on 25 kindlasti, nii palju see märgistris kätte, aga see oli veel mingid asju, nii et ühesõnaga, et uskumatu töövõimega inimene. Aga seal on 2 poolt. Eks siis üks pool on see, et sul on vaja luua mingi stabiilsus, mida su pere vajab, eks, mida sa ise vajad selleks, et olla nagu oma otsustes vaba, eks. Et ma arvan, et esimene pool elust läkski selle peale, et seni elatud elust, vabandust, et see stabiilsus nagu kätte saada, et see põhi oleks olemas. Ja ma ütlen ausalt, et olles tegelikult ikkagi tarkvaraarenduses terve elu olnud, oleks lihtne lahendus olnud ju, ma ei tea, tee uus veebmeedia. Et oskad seda, kliendid usaldavad, ülilihtne. Et mul oli see lock-in periood, mille pärast ma olin vahepeal ministeeriumiseks tööl, et teha midagi muud ka, aga ma ei tohtinud konkurentsi pakkuda, aga pärast seda nagu sõruks, et ta tegi müüs ühe turvafirma maha, tegi pärast uue turvafirma, oskab väga hästi teha ja tõesti lihtne viis veel rikkamaks saada, eks. Aga siin tulebki välja see inseneri pool, et raha hulka kontol maksimeerimine ei ole kunagi olnud mul nagu eesmärk ja ma pigem tahan teha midagi, mida maailmas ei ole seni tehtud. Täiesti ainulaadselt. Mul on see tüdrukute kool, ma võtsin seal challenge'i selle pärast, et ma ei saanud leppida sellega, et kui öeldakse, et tüdrukud ei tahagi tehnoloogiat õppida, et selle pärast meil on robootikas nii vähe tüdrukuid, see on jura ju. Et keegi peab selle probleemiga tegelema, ma võtan see challenge'i vastu. Ja ma arvan, et inimesed, kes tahavad minuga koos töötada, minust investeerida, nad otsivadki pigem seda väljakutset. Ehk siis, et nad tahavad olla osaliselt selles mingilegi uue loomingus, mis võib ebaõnnestuda, mis võib täitsa nagu tuksi minna. Et ja eks meil on asju ka minevikus, mis ei ole välja tulnud, neid küll on vähe, aga ikka ebaõnnestub, eks see, et ma arvan, et see on see, mis paelub. Et see ei ole ainult see, et põnevus, et ma ostan loteriipileti ja äkki võidab, vaid see ongi see, et isegi kui see pilet ei võida, ma olen olnud nagu teekonnal, mis oli nagu teistmoodi. Aga mis siis nüüd, sa teed koosi, kuidas seda ettevõtet ehitad, mis sinu jaoks on need põhiasjad, mis peavad olemas olema, et
et sa tead, et need on nagu sellised sammud võib-olla edule või sinu nagu põhimõtted, kui sul on need üldse olemas? Põnevus on olemas, väljakutse on olemas, aga mis edasi? Kasutada sõna juht. Mina pean ütlema ausalt, ma olen väga kehv juht. Miks? On mina eristan seda kahte nagu tüüpi, et üks on juht ja teine on liider. Mina olen kindlasti liider. Ehk siis juhtimine on ikkagi väga distsiplineeritud, sihipärane tegevus. Sa mõtled nüüd nagu management? Ei, selles mõttes nagu, leadership ja management. See ongi see, et selleks, et midagi ära juhtida, sa pead ikkagi olema ülimalt tähelepanelik, sa pead ehitama meeskonna, sa pead olema järjepidev, sa pead isegi kui on tagasilöögid, sa ei tohi nagu täna siin on me seal, Figaro siin, Figaro seal, on ju. Et sa ei tohi püssi puusesse visata, sa pead olema nagu nii-öelda, ei, me lähme, nii edasi. Mina sobin selleks, et innustada neid inimesi ja inspireerida ja tuua see parim talent sinna juurde selleks, et see tõesti, et uskuge mind, see valgus sealt tuleb, see ei ole rong, see on Kullamägi, see on uus maailm, on ju, et ühesõnaga, selles ma olen ideaalne. Aga selles, et sõna otseses mõttes nagu nii. Selleks, et me sinna Kullamäeni jõuame, meil on vaja läbida see vahepunkt. Selleks vahepunktiks me peame saavutama selle KPI, selle KPI, on ju, nii, ole ja Mari, palun, mis sa arvad? Mis sa peaks tegema selleks, et sinu valdkonnas sinna KPI-ni jõuda, on ju? Sa arvad seda või? Kuule väga hea, kuule aga tee ja vaatame paari nädala pärast üle, on ju. Et sellist süsteemset tööd meeskonnaga nagu juhtida sõna otseses mõttes. Mul on co-founder on Ivo Mägi, on ju. Tema on väga hea juht. Mina ei ole selles mõttes selline inimene, et ma olen pigem ikkagi see, et ma eeldan, et kui ma olen inimese väranud näiteks, siis ta saab kuidagi ise hakkama. Ühesõnaga, et me küll räägime seda, et me tahame sinna jõuda, ma kuulan su ära, sul on mingi nägemus, väga hea, aga sinu oled ekspert, mitte mina. Ma ei pannud ennast sinna koha peale, ma värbasin ju sinu, et ma nagu ei taha üldse tulla nagu, mulle ei meeldi see, et ma hakkan, et kuidas meil selle KPI-ga nüüd on, mulle ei meeldi see, aga meeskond vajab seda. Ehk sul on vaja nagu mõlemad pidi, et sul on vaja seda suunda, sul on vaja seda nägemust, sul on vaja seda tuge sellel teekonnal ja näiteks ma mõtlen, et Ivo on selles nagu ideakas, mina olen selles pigem kehvakene, aga kahe peale kokku siis. Aga mis sa siis teed, ütleme nii, et kuidas sa siis hoiad seda nii-öelda visiooni ja kõike seda? Visiooni ma olen väga hästi. See, mis on see, et miks me peame sinna minema, see, et miks see väike tagasilöök, mis on vahepeal, miks ei loe, eks, ja miks see teekond, mis praegu ei väidab, okei, näed, siin on veel üks rada, aga siht on ikkagi seal, on ju, et need lood, mis aitavad sellel nagu meeskonnal edasi kogu aeg liikuda ja hoiavad seda nii-öelda purpose'it üleval, eks, et sul on seda selgroogu vaja sinna alla ja siis sealt kõrvalt on vaja sul ehitada seda teekonda, eks, et ma arvan, et siin ongi nagu rolli jaotus, et me tegime kunagi niimoodi, et mul oli mina kui liider, inspiratsioon ja siis meeskonda juhtisid ikkagi professionaalsed juhid. Ma ikka veebmeedia ajast on kuulnud neid lugusid, kus Taavi tõmbas särke puruks lava peal ja pidudel ja nagu mingid, et inspireeriv oli see, et selles mõttes, et keegi on seal ees, teeb selliseid crazy asju, aga see on fun. Et selles mõttes, et kui palju nagu sinu jaoks peab olema see kogu asi selline fun ja mingid pehmemad väärtused seal juures? Pigem ta on ikkagi, see on see, mida inimesed nägid, sellepärast, et kui me käisime väljas oma ettevõttega, siis me olime üliühtne meeskond. Ma ikkagi armastan seda rääkida, et me olime täpselt samal ajal kasvufaasis, see on see kasvukõver, mis läheb üles, me olime täpselt samal hetkel, kui oli Hansapanga oma või siis juba Swedbanka oma ja Skype'i oma. Ja mõlemad tahtsid turult võtta parimat programmeerimise ressurssi. Ja meie pidime oma raha ise teenima, ehk siis me pidime klientilt raha saama, siis me saime värvata midagi. Skype kirjutas kuhugi Luksemburgi ja raha tuli, et Swedbank samamoodi, et raha oli nagu putru ja see oli ebaus konkurents. Nad maksid, see oli krooni aeg, nad maksid 70 000 eurot krooni palka, kui meie maksime 20 000 või 10 000. Kuidas sa võidad seda võistlust, seda pole võimalik võita. Ja tagantjärgi ma ütlen, et me oleme üle lugenud ka, Steniga rääkinud ja nii edasi, et selle perioodil meie värbasime rohkem kui Skype või Hansapank. Miks? Sest me saime ka aru, et me ehitame hoopis kultuuri, me ehitame hoopis teist tüüpi meeskonda, me läksime noorte peale, me võtsime ülikoolist, lugesime ise loenguid, pinpointisime välja paremad arendajad, värbasime kõik endale. Ja kui sa mõtled, et kui sa võtad 5 aastat NBA draftis top 20, siis oled parim NBA meeskonda. Et samamoodi oli meil, et me võtsime iga aasta, mis Tartu Ülikool välja andis, me võtsime 20 kõige paremat endale.
siiamaani nad juhivad seda ettevõtet ja kasvatavad seda, et selles mõttes nagu uhke tunne. Et see on teistmoodi strateegia ja see viis meid võiduni, eks, aga pigem oli jah see, et see kultuur oli ülioluline ja mõtlen, Kairi viis pärast selle kultuuriga vaisi, on ju, ja see on ainult nagu säri rebimine, see oli pigem just see, et me ega Wise'is olid samad lood, umbes sarnased lood on seal ka. Mul on praegu jalas valged püksid, et selles mõttes pükstega oli see lugu alati, et kui mu abikaasa neid pükse pärast pidu ära põletanud, on ju, et siis oli kehv pidu, on ju, et kui läksid pesumasinasse, siis oli kehv pidu ja kui läksid minema, siis oli hea pidu. Aga mis on olnud võib-olla sa tõid juba nagu näiteid, et mida oled pidanud tegema või nagu teistmoodi, et teistel võib-olla on mingid asjad lihtsamad olnud, aga mis on olnud veel võib-olla üldse sinu sellised väljakutsed juhina ja mida sa oled neist õppinud? Ma arvan, et kõige olulisem arusaamine ongi see, et ma ise olen aru saanud, et ma olen halb juht. Et sama see, et ära astu nagu nendesse kingadesse, sa võid ju mõelda, et mis see juhtimine ära ei ole, on ikka küll. Et ma tunnen tõesti ennast hästi laval, ma tunnen ennast hästi kliendiga rääkides, ma tunnen ennast hästi meeskonna ees nagu meeskonda inspireerides, eks on ju, aga ma tunnen ennast ülihalvasti selle koha pealt, et teeme nüüd siis selle nädala one-on-one'i jälle ja kuidas sul ikkagi läks, on ju, et see on nagu ja mis tähendab seda, et tihti nagu ka väga lähedased minu meeskonna liikmed tunnevad, et nad on see hindamine üldse, et miks sa meile tagasisidet ei anna või nagu, miks ei kiida meid, on ju, mul on olnud mis riigis mul oli parem käsi, kes oli meeletu töövõimega naisterahvas, kes tegi tõesti fantastiliselt head tööd tegi ja kuna me olime ka juba varasemad ettevõttes koos töötanud, siis nagu kogu aeg siuke attitude olnud, on ju, et me teame, et me teeme head tööd, on ju, ja meil on head tulemused, on ju, kui meil on head tulemused, me nagu mõlemad nagu võidame, on ju, et miks ma olen sulle veel ekstra seda ütlema, et küll sa oled tubli, on ju, et see tundus kuidagi nagu ajavaba, on ju, ja see oli viga, loomulikult nagu mul ei oleks neid tulemusi olnud ilma temata, on ju, aga võt see ongi sama see tunne, et kui me oleme selles edus koos, siis nagu tundub, et me jagame seda, samas lava peal olen mina, tema ei ole, on ju, et loomulikult siis järelikult meeskond teeb alati töö ja need üks võtab kloori, on ju, et ta on päris sellisel stiilis, et üks võtab kloori, aga kindlasti oli seda, et ma ei peegeldanud seda piisavalt tagasi. Ja meie teekond läks lahku, eks on ju, et ma arvan, et see on üks muu suuremaid kaotus olnud, mis ma olen üldse nagu. Ja suurim õppepunkt ka, et mida siis võib-olla nüüd teha teisiti. Ei ma ütlen, neid õppepunkte on palju olnud, meil tõusime ju 4 aastaga, kui me 20 aastat olime, 4 aastaga olime Äripäeva topi number 1 on ju, IT-s. Mis tulemused, väiksed poisiks tegid ära on ju, ja siis mingi, ma ei tea, 6 või 2 hiljem kolmandik, meil oli 36 töötajat, seal oli kolmandik, 12 töötajat. Tõstsid mütsi, ütlesid, et me ei viitsi enam niimoodi panna, et näid nädalavahetused ja kõik on nagu out, et kogu aeg töö on ju, et see on mingi orjapidamine, tšau on ju. Ja kui sa kolmandik ettevõttes ära kaotad, saad okei, midagi on valesti on ju. Ja siis me tegime uue poliisi, me kutsusime seda märkamise poliitikaks on ju, et põhimõtteliselt kui töötaja oli pärast 6 tööl, siis selle töötaja ülemust ootas vestlus minuga järgmisel päeval. Ehk siis, et miks on töötaja pärast kella 6 tööl. Et me niimoodi õppisime sellest kogemusest, et aga läks paremaks siis ka, et ei olnud veel tulemused, ei kannatanud selle tõttu? Võt see ongi see, et su inimesed peavad töötama sellisel moel, näitab tegelikult, et sul ei ole tulemusi, sul on valed tulemused. Et sul on vaja hoopis teistmoodi, sul on vaja kas paremaid kliente, sul on vaja nagu targemaid töötajaid, vahejuhte, tippjuhte, eks, et see, kui inimesed peavad tegema üle töö, see on selge märk sellest, et sa ettevõtte on valesti juhitud. Mitte see, et sul on lollakad seal ainult, on ju. Võib-olla ka, korvpallis on siuke lause, et kui söötu kätte ei saa, alati on sööte viga. Isegi siis, kui sa söötsid lollakale, on ju. Et alati on sööte viga. Et sama nagu juhtimises, on ju. Et kui sul asjad ei toimi, mingi asi läheb, sunnib inimesi tegema üle tunde, on ju. Kas on protsessis viga, kas on su klientide valikus viga, kas on valesti hinnastatud, kas on vale meeskond sul seal taga selle tegelemas. Et ületund on üks esimese indikaatorid, et asi on pekkis. No sest tegelikult see on jumala hea põhivõte sellepärast, et sa saad ainult ise ennast kontrollida, sa ei saa seda söödet tavad siis ju kunagi kontrollida, sa ise kontrollid enda, kas annad siis või ei anna. Et selles mõttes on just. See on muidu jumala teema, see on muidu üks küsimus, millega ma olen vaeva näinud ja üks on see, et sa teed vale värbamise, et ma ei tea,
ütleme keskastme või tippjuhi koha peale 50% tõenäosus, et see on vale, see on jumala ja ongi vale, no vahetad välja, pole küsimust on ju. Aga see küsimus, mida tahaks vastu küsida, on see küsimus, mida ma ise olen nagu, sul on inimene olemas, ta saab hakkama. No selles mõttes nagu tulemused on olemas, noh, nad ei ole nagu, ütleme nii, et nad on 10 palli skaalal on 7. Sa tahaksid 9. Noh, 10 niikuinii ei saa, aga sa tahaks 9. Ja sa näed, et seal väljas on olemas 9. Ja see 7 tegelikult, noh, saab ka hakkama, et noh, ta ei ole nagu umbes, et noh, kuidas mine. Et kuidas tekitada, noh, ma saan aru, et Evgeni Kabanov, ma on käinud teil stuudios või ei ole, et ta on päris tugeva filosoofiaga, et soovitan kutsuda siia, eks. Ka pärit muide veebidest. Üks nendest NBA drafti postist, et aga see, et kuidas sa vahetad, noh, tegelikult sa tahad ju parimat tiimi, et sa tahad nagu kõige paremat tiimi, noh, sul on midagi olemas. Et sa saad isegi HR-i värvimist toetava kompanii käest saad kriitikat, et kuule, et sa võiksid paremad inimesed olla, et noh, et mis moodi sa nüüd vahetad, noh, sul on nagu ta paigas, noh, et kuule, tšau, et ma leidsin nagu umbes nagu noh, et tubli ema oled olnud, ma leidsin parem ema. et noh, see ei ole nii lihtne, et mis teed siis? Me võime anda sulle ühe podcasti soovituse, me võime jagada, kuidas teha väga häid, üks coach räägib Silicon Valley's, kuidas siis inimestel exiteid teha nii, et nad on nagu väga õnnelikud selle juures ka, et see on okei ja tema tegi täpselt selle sama harjutuse oma tiimis, et kuidas siis, et sul on nagu performerid, aga tegelikult nagu see, kes su kõige low-end performer on, et kas sa tahad, et see oleks sinu nagu kõige siuke tase, et sinu kõige nagu madalam performer on ja sinu see tase, mida sa siis nagu tegelikult ju välja pakud, et ta teeb ka coaching uid ja seda, aga et kuidas sa tõsta seda taset? Suurettevõtt on see lihtne, selles suurettevõttes ma isegi olen nagu aru saadam selle koha pealt, aga sul on startup, sul on 20 töötajat, sul on igas rollis, mis põhimõtteliselt ettevõttes vajalik ongi ainult üks inimene. Ja siis noh, sa ei saa öelda, et ta on nagu selle meeskonnal nagu lower performance, sellepärast, et noh, sa ei saa vastu teisi võrrelda üldse, ta teeb teistsugust tööd, et mis siis teed? Ma ikka endiselt soovitan kuulata, et see on väga head näited, aga kuidas sa muidu värbad, nagu kuidas sa, mis su põhimõtted on, et ma saan aru, et sa ise ütled, et sa ei ole juhina hea, et siis sa pead võtma endale inimesi, kes on head, aga kuidas sa tead, et inimene on hea, kui sa isegi ei ole kunagi sellesse rolli värvanud kedagi? Ei ongi selles mõttes, mina otsin inimestes, noh, ütleme nii, ma vaatan silma. Ma vaatan näkku ja ma kuidagi nagu tunnetan, et kui väärtused on paigas, siis muu on õpetatav, on alati mul see põhimõte, eks. Samas, kui sa startupis, siis sa päris nii ei saa. Et kui ma teeks praegu tarkvara ettevõtet, ma vaataks ainult silmi. Kui sa startupis, sul on kiire. Noh, meil on kõigil 18 kuud on tavaliselt seda runaway'd, sellega me peame jõudma järgmisse peatusesse, kui me järgmisse peatusesse ei jõua ja uue pileti jaoks raha ei saa, et siis on põhimõtteliselt läbi. Et sul ei ole aega nagu neid silmi vaadata ja okei, silmi peab ikka vaatama, aga et sa pead ikkagi saama selle õige kogemuse just selleks hetkeks. Meil on täna selline probleem, et me peame värbama endale UK-sse müügimeeskonda. Ma ei saa hakkama. Mul on järjest kandidaadid käivad läbi. Võib-olla ma olen liiga valiv või ma ei tea, eks aga ma ei saa seda õiget sära kätte. Ja ei ole nagu rumalad värbamisettevõtted abiks. Et ehk siis mina ma väga palju usaldan. Ma usaldan soovitusi, ma usaldan neid referentse, mis inimesega kaasa tulevad. Ma usaldan neid inimesi, kes enne mind on juba vestelnud selle inimesega, eks, et ja siis lõpus on see, kas ongi see silmades ära, kas on, kui ta juba pääs eelmisest voorust läbi, see järelikult CV-ga on kõik korras, taustad on tehtud, et siis üldjuhul mulle praegu on jäänud ainult see, nagu see viimistluse vaev, aga midagi on puudu. Praegu vähemalt, mõtleme, et see oli konkreetne näide, kui saade kuulab, et tunneb, et tal just on see õige nagu UK müügimees olemas, kes võiks aidata meil. Meil ongi hullem ongi see, et meil on kliendid olemas, kes vajaksid teenindamist. Ja me ei saa nagu endale müügimeeskonda kokku. Siis kui see kandidaat võib-olla, ma ei tea, kas te ilmselt ei kuula meid, et ta ei räägi võib-olla eesti keelt, aga võib vist soovitus, et silmas ära ma saan pokaal enne intervjuud ära juua, siis silm särab. Ma arvan, et te olete oma valdkonna professionaalid, te olete teinud sadu, kui mitte tuhandeid intervjuusid, et kuskilt maalt tekib see klikk käib läbi, eks, et veebidega tipp, et kell oli üle 600 inimese, et see on seda, et sa oled teinud meeletus koguses neid kohtumisi, et sa juba näed.
jah, tavaliselt selle öeldakse, et kõhutundel on mingid tegelikult kriteeriumid, mida sa ei suuda välja sõnastada. Et tegelikult sul on mingid asjad, mida sa hakkad otsima, need on mingid isiksuse jooned, need on mingid asjad, mis on nagu alateadlikult, kuna sa oled seda nii palju teinud, siis sa ei suudagi või sa ei mõtle selle peale niimoodi, et noh, alati nagu meie ka agentuurina, mis me üritame sellistelt juhtidelt hästi nagu aru saada, et no mida sa siis ikkagi vaatad ja mida sa teed ja kui sa seal vestlusel käid, siis me suudame nagu tegelikult defineerida kohe ära, okei, sa vaatad seda asja ja need on sinu jaoks hästi tähtsad, et me suudame seda siis nagu hakata otsima ise ka, sest et eks iga juhi jaoks on iga inimene natukene, no midagi nad otsivad muidugi, see kõhutunne on nagu defineeritav tegelikult, lihtsalt me ei mõtle sellele, kui me igapäevast juhtimist teeme, sest et on teada nagu, mis on sind edule aidanud varem. Aga mis hetkel sa tunned, et ettevõttele on vaja üldse personalijuhti või HR inimest? Inimestega on vaja tegeleda, kogu aeg on vaja tegeleda. Need on vaja, seesama, et neil on need tasandid, et tal kõigil oleks ikkagi mingigi one-on-one igal nädalal olemas, on ju, et see peab olema tagatud, eks, aga sinna juurde on vaja ka mingit elu, mingit melu, mingit kultuuri, mingit meelespidamist, eks, et ja kuni, ma ei tea, 20-30 inimeseni CO suudab selle kõik koos hoida, mitte CEO, vaid ütleme niisugune nagu administrative juht, on ju, et suudab selle koos hoida veel, eks, aga mingist hetkest peab olema see teema ka, kus ikkagi minu jaoks HR on pigem kultuur ja inimeste arendamine, vähem see pool, et ma ei tea, kas peaks palka tõstma ja preemiat maksma ja protsessid ja lepingud, on ju, et sest üks filosoofia, mis veel on olnud mul, et juhi oma ettevõtet niimoodi, et mitte kellegi, ei klientide, töötajate, mitte kellegi, mitte kunagi selle kohtusse. Ma ei taha elus kordagi minna kohtusse. Ehk siis, kui on nagu pigem, kui keegi on ähvardab, meil on siin case nagu väga kaugus minevikus, ma ei tea, klient jätab maksmata mingi viimase osamakse. Selle asemel, et minna seda nagu välja nuiama, ma pigem teen oma peas nagu märkuse, et nii, okei, see jätsid maksmata. Sama inimene proovis mulle nüüd 20 aastat hiljem rendipinda üürida. Mul on meeles. Ma ei võta su pind, hea pind oli. Ma ei võta seda sellepärast, et sa jätsid mul viimase arva maksmata. Eks, aga ma ei lähe suga kohtusse, ma ei hakka suga vaidlema täpselt sama töötajatega. Et keegi hakkab nagu, sa hakkab mingit õigust nõudma, ma istun suga maha, et kas sa tahad olla siin või ei taha olla siin. Klassikaline vestlus, kas 5 tööpäeva kohta läheb 2 puhkepäeva nädalavahetuses ka sisse või mitte. Et siukene, okei, tänapäeval seda vist enam ei ole, aga kunagi, kui seadus tuli alles, et siis oli nagu, kui oli nende õigusnõutlejaid, kes tegid oma õlekavalalt oma puhkuse graafikuid, et ma puhkan esmaspäevast reedeni. Eks on ju, et siis jääb nagu 2 päeva nagu üle. See on järgmine Eesti totrus seadused, nagu tegelikult mul mujal maailmas ei ole. Aga võtagi, mina sellisel hetkel, kui siuke inimene hakkab nagu nõutlema, siis mina ütlen ausalt ära, et näete, meil on ettevõttes kokku lepitud reegel. Iga 5 tööpäeva kohta me loeme 2 puhkepäeva ka juurde. Kui sul see ei meeldi, kui sa ajab närvi sind siin ettevõttes ja kui see tõesti on üks asi, mis sind tõesti nagu ei lasu tööd teha, siis meil ei ole mõtet jätkata. Sest sinu pärast ma erindit tegema ei hakka. Eks? Ja eks siis ja pigem nagu see, et sa loobud, et mitte sa nagu ja õigustega. Nii, ma vaatan kella ja saate kuulajad ka on harjunud kindla formaadiga. Lähme korra sinna community juurde. Sellest me juba rääkisime, et miks ettevõtte nii-öelda edus on community'l oluline osa. Aga võib-olla sa räägid siis nüüd paari sõnaga, kuidas koos selle probleemi ära lahendab, et kas ta loob siis community või mida te teete? Et selles mõttes ongi nüüd ole aus, on siis community'l mingi tähtsus või ole? Teie ettevõttes? Meie ettevõttes, meie oleme, võib juba siit kõva häälega välja öelda, et oleme tegelikult koosi partner just selles mõttes, et meie jaoks ongi community kõik. Et me ei ole täna teinud ühtegi külma kõne, me ei ole saatnud välja ühtegi e-maili, et tulge meie partneriks sellepärast, et meil on community, kes meid usaldab ja kes meid soovitab ja see on täpselt see, mida sa alguses rääkisid, et aga kuidas ma ma võin aitäh öelda, ütlen teist korda aitäh, et kas see on piisav, võib-olla on piisav, ei ole piisav, et meie mõistes on community ülimalt oluline. Ja, aga mõtlengi, et kui ma oma küsimusega siin irriteerisin, oli pigem see, et ma võiks küsida ka, et kas HR on tähtis. Ja on küll, keegi vaidle. Aga see, kuidas HR-i teed, nagu määrab selle, selle lause nagu sisulise väärtuse.
ja meil ka, et näiteks see, et sa jagad oma äriedust osa tagasi nendele, kes ma ei tea, võtame siin klassikalise näite, et kas Bolt eksisteeriks ilma taksojuhtideta, on ju. Kas Spotify eksisteeriks ilma artistideta, on ju. Ma ei tea, kas te vaatasite, kes selle vaadanud Netflixi Spotify film on väga hea film, eks, on ju, kus tegelikult on näha, et artist on tegelikult selles kogu süsteemis ikkagi kannataja, on ju. Et ja nüüd ongi see, et kui sa okei, see on vale, me tahame teistmoodi teha, et ma ehitangi ettevõtted koos kogukonnaga, on ju. Et see ei olnud siiamaani võimalik, sest sa ei saanud anda optsioone või osalust massile, tuhandetele inimestele, see pole võimalik. Liigali bürokraatiaga see oli täiesti võimatu. Nii, koos lahendas selle nüüd ära. Nii, saab. Okei, USA-s ei saa, sellega meil on probleem veel, USA on hästi regulatiivne selle koha pealt, aga muidu saab. Ja samas on seda minevikus tehtud. Uber tegi seda, Lyft tegi seda, Wise tegi seda, on ju, et see ei ole nagu midagi uut. Et aga näiteks Uber ja Lyft kukkus neist läbi. Lyft tegi selle, et ta andis oma kõigile taksojuhtidele andis võimalus osta aktsiat IPO hinnaga. Aga kui sul pärast IPO-t aktsiahind kukub, sa oled topelttünga saanud. Esiteks sa oled nagu, sa ei saanud boonust, pluss nagu sa ostad nagu kallimalt ja saad veel kahju ka, et oli vale nagu IPO hind. Versus see, mis ma ei tea, meil siin Eestis Foorus teeb, kus vahet pole, mis ettevõttega juhtub, kas ta läheb üldse börsile või ei lähe, igal juhul sa saad midagi tagasi. Et kui läheb börsile või läheb müüakse maha, siis tuleb see, see turu hinna ja ka sinna juurde veel, et see boonus on suurem, on ju, aga ühesõnaga miinimumi saad sa igal juhul kätte, on ju. Et ja see tähendab seda, et need uued võimalused ei ole veel jõudnud sinna kohta, et me nagu näeksimegi kogukonda sellise organismina, kellega me koos nagu hingame päriselt. See on sama, et sa tõesti, et see, et sul on nagu kuidagi nagu täiesti vaikimisi sees, et tõesti kulge. Et see oli jumal tore podcast, on ju. Et ma teate meie kogukonna liikmed ka, on ju, ja mul on sellest ka kasu, et ma siin käisin, on ju, niks, on ju. Et see on kuidagi nagu nii loomulik, et see nagu kuidagi nagu kätepesu pärast tualetis käimist, on ju. Et sellest tuleb. Ja see, mismoodi me kogukond hakkame nägema, sellest tuleb. Ja seda ei ole võimalik kõik ette defineerida. Et täpselt samamoodi me kui tegime e-residentsust kunagi, et ütlen selle pealegi, et 70% e-residentidest aastal 2023 on eurooplased. Me tegime selle ju välkaritele, kes on väljapool Euroopa Liitu. See on ka see, ehk siis me kunagi ei tea, mismoodi see lõppmäng välja näeb, aga me teame, et see suund on nagu õige, et see suund on sinna poole. Ja ma ütlengi, et see kogukonna vastu samamoodi on, et ka meie saame suurema osa müügist läbi kogukonna ja ma ütleksin seda, et aga ise olles oma enda toote tarbija, me näeme, et tegelikult on meil nii palju peidus sellest, et me veel korralikult ei suhtle see kogukonnaga, me ei ole suutnud tekitada ühtset nagu mingit sellist nagu suhtlusruumi sellepärast, et kes on Slacki, kes on Facebookis, kes on WhatsAppis, kus on ka, kõigil on nii palju kanaleid, on, ja sa oled neil nagu kohmetu nagu väike laps, on, et sa nagu isegi ei tea, kuhu poole nagu joosta, mis väärtust ma saaksin juurde pakkuda, on, mis alam kogukondi ma peaksin tekitama, on, see kõik on avastamata maa. Ja eriti raske on see tegelikult meil siin Eestis, kus ütleme nii, et täna meil on, mis ma ütlen siis, 5% tööealist elanikkonnast on juba koosiga kokku puutunud. Kogu ühiskonnas. Tal juba mingi tõuken on tal olemas juba, on, 5% ühiskonnast on, paneme selle mingisse UK perspektiivi. Mis mass oleks, on. Ja see ökosüsteem on, et sama, et meil on olemas inimesed, kes ju vaatavad kelle meeldib passiivset tulu koguda, on ju, et ongi see, et ma aitan ühte ettevõtte teist kolmandat, kellega ikka näkkab, on ju, ma saan äkki mingi väikse kõbinaga tagasi, on ju. Kuule, kas teil on veel mingid ettevõtte, keda ma saaksin aidata, on ju? Ja sul on nüüd 5% ühiskondas, kes nagu aegalt, mis meil siin veel on, on ju? Ühesõnaga ta muutub nagu hoopis teistsuguseks nagu organismiks, et kas me, ja see, kuna tänapäeva nagu müük käib peamiselt nagu läbi soovituste, on ju, et mis potentsiaalselt avaneb, mis ei tunneta seda veel? Ma mõtlen valjusti lihtsalt, et kui nüüd see soovitustes, nüüd sa rääkisid, et passiivne tulu ja osad inimesed võib-olla mõtlevadki, et okei, keda ma veel saaksin aidata, et täna nagu selle soovituse võib-olla võlu ongi olnud see, et sa usaldad seda soovitust, et see on hea, aga kui nüüd keegi teenib selle pealt tegelikult mingisugust tulu, kas see soovitus on nüüd sama väärtusega? Muide, pane tähele, et enamus tänastest soovitustest on motiveeritud hetketuluga. Ma ei tea. Too sõber Clean Kitcheni platvormile saad 40% oma järgmist ostukorvist tagasi. Nii, mis asi see on? See on nüüd täpselt selline, millest sa räägid. See on tänane maailm. Et
too sõber, saad 50 Lightyearil on, saad 10 poundi või eurot, saad krediiti, mida saad kulutada oma enda platvormil, on ju. See on tegu, tasu ja see on ühekordne ja seal ei ole mitte mingit pikaajalist lojaalist, mitte midagi. Versus see nagu teie teete praegu või noh, teie teised koosi kliendid, et noh, et tegid, aitasid, me peame meeles ja kui meil on edu, siis me toome tagasi. Eks? Aga noh, see panus on nagu ära registreeritud, on ju, mis see suhe, see on teistsugune, see ongi selline, et noh, et kui see oligi nagu minu jaoks juhuslik, siis ma suhtungi sellesse kui juhuslikku. Noh, sain mingi tõukin ennast olla ja võib-olla tõesti, no ma ei tea, 60% on sellised, on ju. Aga mingi protsent on need, kes nagu ongi need päris nagu sisulised koguna liikmed ja kes mõtlevad selle peale, et noh, et see ma ei taha nüüd siin pugeda, on ju, aga ütleme, kui ma räägin täna varbamisest, on ju Eestis, esimene, mis mu pähe tuleb, on Talent Hub. Sellepärast meil on see suhe, on ju. Mitte see äriline suhe, aga just see, et me oleme nagu kokku puutunud, me oleme kuidagi muutunud nagu mingis kogukonnaks ja nii edasi, on ju. Ja see ongi see, mida me otsime. Et noh, seda suhet me otsimegi nagu äri kasvatamisel, on ju. Et täpselt samamoodi, noh, ma kurtsin siin, et mul oli UK-s nagu salesi, ma pean kihtletel kes peast läbi, et te mõtlesite vähemalt korraks selle peale, et keda võiks Taavile soovitada. Aga see ongi nagu kogukond, see ongi see, me aitame üksteist, on ju. Ja me peame seda meeles, mitte niimoodi, et tänks, sa leidsid mulle selle müügimehe ja seda kujuta ette, see müügimees tegigi meid rikkaks. Aga sulle? No, et see on nagu, ja see ongi see insener, mida insener otsib, et see võib täitsa mööda, aga vaist ütleb, et ei ole mööda. Vaist ütleb, et kui maailm on rohkem nii-öelda, eesti keeles pole head sõna, connectitud või ühendatud, on ju, et see ühendatud on kuidagi vähe, see on nagu sidus. Jah, et noh, sidus on kuidagi vähe. Me kõik on nagu connected, see on väike tehniline element ka selle juures, on ju, et siis sealt peab tekkima mingi uus energia. Kas koos siis lahendab selle probleemi või on tegelikult see mindseti küsimus või on see koos kuidagi? Me oleme ikkagi tehnoloogia, ehk siis me anname selle võimaluse, et sul on põhimõtteliselt nagu, noh, sa oled nagu mõttelise, ta ei ole mõtlenud, et reaalne, on ju. Aga kujuta ette, et sa oled kõigi oma koguna liikmetega teinud sellise mikrolepingu. Et see lepingus on kirjas, et see päev, selle asja eest me pidasime siin meeles, on ju, et noh, sa aitseb meid see päev ja me pidasime selle meeles. Mikrolepingud. Ja mikrolepingud kõik on seotud nagu kokkuvõttes tuhandeid, on ju. Kõik on seotud nagu sellega, et kui meil on mingid, kui midagi läheb hästi, et siis me võtame uuesti need lepingud ette ja nii-öelda jagame tagasi, on ju. Et see on see tehnoloogia, mida kasutame. Aga see mõtteviis, mille eest ma annan, keda ma kaasan, nii edasi, on ju. See on ikkagi organisatoorne. Aga enamus tööriistu, võtan Pipedrive. Meie tegime Pipedrive'i enne kui Pipedrive leiutas Pipedrive'i. Miski mäletan, 2008 aastal me kutsusime Vainu ja partnerid endale appi Saksamaale müüki tegema. Meil oli Excelis eraldi olid müügifaasid, kuidas nagu kliendid liikusid läbi erinevate müügifaaside ja me tõesti suured müügimehed, et aidake meil siis Saksamaale müüa, on ju. Et ma ei tea, kui palju neil selleks hetkeks oli Pipedrive välja mõeldud, mis iganes, on ju, aga me saime Excelis hakkama. Tegime täpselt sama asja, me liigutasime Excelis nagu ühe sammu peal teise peale liigutasime neid teemasid. Et sul ei ole vaja Pipedrive, sul on vaja müügiprotsessi, eks. Et samamoodi, sa võiksid seda community ka ju Excelis pidada järge, samas kui neid on tuhandeid, siis on natuke keeruline juba, eks, aga et sul on vaja ikkagi seda, ta pole lihtne, kasutatav, aga filosoofia peab tulema sinust enesest, see uskumus, et ma tahan, et ehitama oma ettevõtet koos nende abilistega, et see on filosoofiline küsimus. Kihvt. Sa enne korra mainisid seda, et hästi palju potentsiaali on nagu sellist, mis on veel kasutamata, et see nagu kas või teie enda kontseptsioonisid, et võib-olla siin viimaseks veel rääkida, et mis see nagu, kui see nagu täiuslikus maailmas, milline see potentsiaal on, mida sa näeksid, et võiks selle läbi community saavutada? Et miks me peaksime seda tegema ja mis see nagu ma ütleks ikka niimoodi, et tänases klassikalises ettevõtte ehitamise mindsetis sa ehitad nagu jõge ja investorid ja töötajad on sinu harujõed. Nad on väga suured panustajad. Aga need harujõed saavad alguse mingitest niredest, mingitest ojadest, mis omakorda saavad alguse mingitest piiskadest. Ja nüüd ongi see küsimus, et need ettevõtted, ma ei tea, teile mõlemad olete Apple userid, ma vaatan siin, see on Steve Jobsi, ma arvan, suurim saavutus. Mitte see toode. See toode on crap, vabandust, ma ütlen, ma ise olen Apple user, aga toode on crap.
täna, ma ei tea, Samsungi, Huawei tehnoloogilised lahendused on selgelt kui me hakkame parameetrit üks ühele võrdlema, nad on kõvasti paremad. Parem kaamera, parem aku, kõik, ühesõnaga, see kõik nagu on kuidagi parem. Aga mida Steve suutis nagu luua, ta suutis tuua nagu inimestes selle kogukonna tunde, et me oleme Apple'i inimesed. Need inimesed, kes nagu hindavad head disaini, kvaliteeti ja nii edasi. Sulle peas tekitatakse mingi assotsiatsioon. Ma ennustasin aasta 2009 tegin õilge portsu mingeid ennustusi. Ja üks, mis ma ennustasin oli see, et smartphone'id hakkavad olema, selleks aastaks oli 2 aastat olid smartphone'id olnud, et smartphone hakatakse tasuta jagama. Et maala Google ja Microsoft ja Apple ja teised, et nad hakkavad võistlema oma vahel, et kelle seadet sa kasutad selle pärast, et kogu elu. See, kes omab seadet, on nagu võidumees. Praegu Facebook muretseb selle pärast, neil ei ole oma seadet, et sellepärast nad panustavad sinna VR-ini ja AI-sse nii palju. Et näed ei läinud nii, me maksame ikka 1000. Et sa saavutad selle nagu efekti, et sa oled nõus olema nagu see nii-öelda, kas ma ütlen siis mitte häälekas nagu kaasarääkija või ühesõnaga, seda on suudetud nagu paremad nagu turundajad on suutnud selle niimoodi välja ehitada, et sa isegi maksad selle eest, et olla selle kogukonna liige. Et see on tehtud nagu vastupandamatuks on sulle. Kuigi, ütleme nii, et kõik ratsionaalsed argumendid ütlevad, et see peaks olema seal, et vahet ära. Jah, et küsimus ongi nagu see, et kuidas sellisest sümbioosi ehitada üldse ja kuidas ehitada seda niimoodi, et see tõesti oleks nagu hea tunne, et ma tahangi olla selle brändi liige, sest ta on, ma ei tea, roheline, ta on õigete põhimõtetega, ta on, ta ei ole nii, et lõpuks on nagu Figmaga juhtus, et sul on terve kogukond üle maailma ehitab ja lõpuks saab siis nagu Figma founderid saavad rikkaks, aga ülejäänud saavad plüti, et ja oma tänukõnes me kõiki täname teid, et või võtame, ma ei tea, filmiindustri või võtame mingi muusikaindustri, kus tegelikult, võibki olla, et sul üks film või üks muusikalugu oli läbimurre, aga miks mitte siis nagu ikkagi pidada peales kogu seda seltskonda, kes läbimurre tahtsid teha, et see on teistsugune filosoofia. Ja. Väga äge. Meil on nüüd saade läbi. Saanud, kell on läbi, aga meil on üks viimane võib-olla küsimus. Aasta on alanud. Üks soov meie kuulajatele selleks aastaks. Mis sa neile sooviksid? Ja ise endale ka võib-olla. Minu jaoks on murrangu aasta. Selles mõttes, et meil on ikka väga selge, et aasta lõpuks peab, nagu me oleme seed faasis. Seed faas on see faas, kus startup otsib oma õiget product market fit'i. Et me peame oma product market fit'i selgelt nagu ära defineerima leidma ikkagi aasta lõpuks. Et ütleme niimoodi, et me arvame, et me oleme õigel teel, see vajab lihtsalt tõestust. Et ja tõestuseks on väga lihtne viis. Rohkem kliente ja rohkem kasutajaid, eks, et nii tuleb tõestus. Aga mida ma soovin nagu kuulajatele ma tean, et see on raske aasta ja tuleb püksirihma pingutada ja nii edasi, aga 2009 see oli üks õppetund. 2008-2009 oli kriis, kui te mäletate. Te noored ei mäleta midagi. Aga see oli kriis ja ma võtsin juhina vastu otsuse, et mina ei alanda palku. Surve oli tugev, surve oli meeletu, et tõmmata palku alla ja ma ei alanda, ma mõtlesin, filosoofia oli see, et me oleme IT-sektoris, kui majandus läheb halvasti, siis hakkavad ettevõtted otsima efektiivsust. Efektiivsus tuleb läbi digitaliseerimise jaoks on vaja IT-ettevõtteid. See on see filosoofia, lihtne nagu nägemus või matemaatika. Ja ma ei alanda palku, et las ta olla. Loobume selle aastal kasumist, isegi võib-olla tuleb väike miinus, aga palku ei lase, et meil on töötud, kõik on väärt, me ei alanda palku. Hiljem, kusjuures tuli välja, et see oli personali juhtimislikult viga, sest meie konkurendid, kes alandasid palku, tõmbasid töötajatele näiteks 10-15% maha ja siis aasta pärast tõstsid tagasi sinna peale, kus nad nagu enne olid, saavutasid oma töötajate seas nagu suurema tunnustuse kui need, kes hoidsid. See on ilmpsühholoogiline, aga selle jutu või näite mõte on see, et hoolimata kui keeruliseks nagu läheb, jäägi inimesteks. Ja mõelge selle peale, et kui on vaja nagu
tõesti on vaja sulgeda, tuleb seda teha, eks, et kui näiteks nagu majandusmudel välja ei pea, et et ei ole mõtet nagu aga tohutu kahjumit ju tiksutada, aga kui on võimalik, ütleme nii, et loobuma eksist kasumist ja nulli ja vaatan, edasi läheb paremaks. Et 2024 tuleb kindlasti parem juba, et see on üks vaheaasta, mis tuleb ära kannatada. Selge, peame kannatamisaastat. Aitäh siis tulemast, peame vastu. No olemegi eestlased, kannatame. Kannatame ära. Kannatame ära. Olgu, head uut aastat kõigile. Ja.